Tere! Etris on jälle poliitiline podcast, kus mina ja Jevgeni arutame kõige põnevamaid teemasid Eesti poliitmastikul. Tere, Jevgeni! Tere, Maria! Ja täna mina tahaks rääkida võib-olla kõige kuumemast teemast nagu ühe Tallinna kooli direktori vallandamine. Nimelt tegemist on Sergei Tiploviga, kes oli Kesklinna gümnaasiumi direktor ja see vallandamine läks eriti siis päevakajalisemaks peale seda, kui Kõlvart võrdles eestikeelset õpet takistanud koolijuhi vallandamise sõnastut Stalini repressioonidega. Ja mitte ainult Kõlvart, aga mõned temad kolleegid ka sõimasid ja kritiseerisid sellist otsust. Ja tead, mul tekkis selline tunne, et meil ikkagi Keskerakonna poolt üritatakse luua täiesti paralleelset reaalsust, kus ikkagi venelasi siin Eestis kiusatakse taga ja luuakse selline narratiiv, et elada venelastel on peaaegu et Eestis võimatu. Mis sina sellest arvad? On sul võimatu elada Eestis? Kõigepealt mina mõtlesin, kui Kõlvart võrdleb seda stalinistlike repressioonidega, et kas ei ole tema suust kompliment. Aga ausalt öeldes jah, kindlasti see on mingi paralleelreaalsus, sellepärast, et ma haridusvaldkonna abilinnapea Aleksei Jašin on seda meedias ka korduvalt seletanud, et mis oli tegelik põhjus, miks siis tööleping üles öeldi, siis peamised rikkumised olid seotud sellega, et inimesed, kellel puudus vastav kvalifikatsiooni tase ja ka keeleline kvalifikatsiooni tase, et nemad siis olles vormistatud siis abipersonalina tegelikult andsid seal tunde ja kusagil olid siis teised materjalid, mis nagu järelevalvele ja siis teistele institutsioonidele, kaasa arvatud tööandjale, siis lõid muljet, et tegelikult tunde selles koolis annavad kvalifitseeritud õpetajad, et see on tegelikult väga range rikkumine, nii palju kui mina olen siis Jašinist aru saanud, et kui sellised asjad tõepoolest seal koolis juhtunud, siis mina ka ei näe teist võimalust, kui ainult vabastada siis selle eest vastutavaid. Ja need rikkumised olid süsteemsed ja kõige hullem minu arust oli see, et kui hakati kontrolli teostama, siis selle kontrolli jooksvalt hakati kuidagi varjama teatud tõendeid, hakati kustutama teatud kandeid süsteemis. Et tegelikult minu jaoks oli see kõik enneolematu. Ja lisaks sellele mina lugesin terve hulk erinevaid kommentaare. Ma ei saa kinnitada, kas kõik nad on tõesed ja päriselt nii oli, aga osutatakse sellele, et selles koolis oli päris keeruline atmosfäär, kus direktor on loonud sellist atmosfääri, kui õpetajad, tegelikult mõned õpetajad kartsid tööl käia isegi. Mul andmed nagu selle kohta puuduvad, et jäi kommentaare ma lugesin ka nagu väga erinevaid, et ma tean seal väga tublisid õpetajaid nagu sellest koolist, kes teevad oma tööd südamega, kes vastavalt kõikidele kvalifikatsiooni nõudele loomulikult ja siis minu nii-öelda sisseallikad, eks ole, inimesed, kes palusid oma nime nagu mitte mainida, siis nemad rääkisid mulle ka varem, et selles koolis nagu see probleem on see, et direktor on justkui kahe tuule vahel. Et Tallinna linn, kui seda valitsesid siis keskerakondlased, rohkem nõudis seda, et ikkagi need eesti keelt mitte valdavad õpetajad kindlasti töötaksid edasi. Ja siis teiselt poolt oli siis Haridus- ja Teadusministeerium ja seadusnõud. Ja vot nende kahe tuule vahel, siis see vaene direktor pidi kuidagi laveerima. Ja loomulikult ta alati valis Tallinna linna. Kõik direktorid on sisuliselt kahe tuule vahel
ja lihtsalt nad peavad otsustama, kas nad tahavad tõepoolest soodustada ja aidata kaasa sellele üleminekule eestikeelsele õppele või nemad tahavad kuidagi seda ikkagi pärsida, et iga direktor seisab väga selge valiku eest. Aga jälle näiteks veel üks linnavolikogu liige, uuesti valitud Vladimir Koman, ta on kirjutanud niivõrd huvitava postituse, et lihtsalt mina ei uskunud, kas päriselt me oleme 2025. aastal, kus ta kirjutas, et kas te olete kontrollinud, kas koolid, õpetajad, õpilased on üldse selleks valmis, et selline jutt just kui, ma ei tea, 10 aastat tagasi, kui me alles hakkasime rääkima sellest, et on selline üleminek on vajalik. Ja jälle see kinnistub minu mõte, et luuakse mingisugune paralleelne reaalsus. Keskerakond on selle ülemineku vastu, et me oleme seda kuulnud ka enne valimisi, eks ole, kui Jaan Toots, Narva endine linnapea, rääkis, et see üleminek on siis valesti üles ehitatud ja seda tuleb kas peatada või siis üldse tühistada, siis Mihhail Kõlvart andis korduvalt intervjuusid, kus juures ka eesti keeles, kus ta otseselt avaldas siis oma nördimust, võib nii öelda, sellest, et see üleminek nii jõuliselt siis koolides rakendatakse. Et see, et nende prioriteet on seda vähemalt peatada, et see oli selge. Et ja erakond Isamaa, eks ole, võttis nüüd koalitsiooni ja siis nüüd nad hakkavadki seda igal võimalikul moel peatama. Ja tegelikult see Isamaa käitumine enam ei pane mind imestama, sellepärast nemad justkui ei näe kõiki neid kommentaare, kõiki neid postitusi ja viitavad ainult sellele, et ja kui olid mingisugused rikkumised, siis järelikult see vallandamine oli siis õige. Ja lihtsalt ma tahan teada, et kaua nad saavad sellist mängu mängida ja tõepoolest jätkata koostööd selle partneriga, kes sisuliselt ei toeta sellist üleminekut, sellepärast see on näha nende sõnupruugist. Ühelt poolt nad räägivad, ja, me toetame kahe käega, et liigume samas tempos, aga teiselt poolt nad avaldavad selliseid kriitilisi postitusi, kust on näha, et sisuliselt nad seda ei toeta. Jah, nii kaua kui neile lastakse, sellepärast, et praegu on Keskerakonna narratiiv seoses sellega, et direktoril ei olnud lihtsalt eesti keelt valdavat õpetajat kusagilt võtta. Et Narvas direktorid teavad, kust neid võtta, aga siis Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktor, see Kesklinna Vene Gümnaasium asub täpselt Hiltoni hotelli vastas, kes ei tea, siis Kreutzwaldi tänaval, et seal kindlasti ei leia kusagil nagu eesti keelt valdavaid õpetajaid, et ei ole kuskil võtta, mis sa teed? Vaatame, mis saab edasi, sellepärast valandatud Sergei Teplov on juba öelnud, et tal on plaanis vaidlustada sellest otsust ja kui tõepoolest siis asuvad tööle Keskerakond ja Isamaa linnas, vaatame, kas nad võtavad tema tööle, sellepärast kui kantest on abilinnapea hariduse valdkonnast, et keegi ütles, et Tallinna Tõnismäe reaalkoolis on direktori koht vaba. Vaata, see vallandamisprotsess on pooleli tegelikult sellepärast, et Haridusamet on seda lepingut üles öelnud ja haridusvaldkonna abilinnapea Aleksei Jašin seda teadmiseks võtnud, aga linnavalitsus peab seda veel teadmiseks võtma, aga linnavalitsuse istungeid enam ei toimu, nii et see teadmiseks võtta siis toimub järgmise linnavalitsuse, eeldava linnavalitsuse koosseisu. Meid saavad oodata väga huvitavaid arenguid, et me võtame, kuidas uus linnavalitsus võtab see asja tõsiselt ja kas päriselt viib see protsessi lõpuni. Ei, mina kindlasti tahan vaadata, et millise näoga siis Riina Solman ja kes see teine seal oli, see Järvan. Et kuidas nemad siis ütlevad, et ei, et see on väga väärikas kaader meie jaoks, et lasta jätkab oma tegevust. Vaatame. Nii, aga siis
teise tema juurde, et see uudis ilmus täna hommikul, reedel, kus president jättis ajateenijad, kelle nõued puudutava seaduse välja kuulutamata. Ja tegelikult iseenesest see seadus tekitas minus, ütleme siis, erinevaid tundeid. Ühelt poolt mina ka mõtlesin, et meie siis ajateenistus mõnes mõttes on väga tore integratsiooniprojekt, kus saab eesti keele selgeks õppida, aga jälle tingimusel, et sinu teadmised on mingisugusel tasemel ikkagi olemas. Aga teiselt poolt ma täiesti mõistan, et see ei ole, ütleme siis, armee ülesande korvata see puudust, mis oli tehtud koolis õppimise aja jooksul. Et mis sina arvad, kas sina toetad presidendi otsust seaduse mitte siis välja kuulutada? Välja kuulutamata jätta, jah. Ei toeta. Sellepärast, et ma lugesin läbi presidendi otsust ja põhjendusi, mis ta toob, et ühelt poolt probleemid, millele ta viitab, on jah, tõepoolest olemas. Et siis see olukord, mis võib juhtuda, et inimene tegelikult oskab eesti keelt, aga tal ei ole seda tasemetunnistust või ta ei omandanud haridust eesti keeles. Ja vägisi ei ole võimalik tal kuidagi panna tõestama, et ta oskab, kui näiteks inimene ei taha minna siis ajateenistusse ja näiteks kui isegi temaga vesteldakse, tema saab teha lolli naga ja öelda, ei, ma ei saa aru, millest jutt on. Ja, sellest president ütleb, et tuleb kaaluda alternatiivseid võimalusi korraldada mingit asendusõppe või kuidas ta seda formuleeris, ma peast või praegu ei mäleta. Ta ütles, et on võimalik korraldada eesti keele õpet enne siis teenistuse asumist. Et ja juhul, kui inimene on motiveeritud ja loomulikult, et siis see on toimiv mehhanism, aga kui ta räägib siis nendest hüpoteetilistest, eks ole, ajateenijatest või ajateenijate kandidaatidest, kes siis ei soovi minna aega teenima ja siis, et neid kuidagi siis, ma ei tea, kas riigi sunniga siis suunata keelekursustele ja siis pärast hakata hindama nende tegelikku keeleoskust, et kas nad on koostööaldid samas või mitte, et kes peab nagu seda lolli mängima, et jälle Kaitseressursside Amet või Eesti Kaitsevägi, et kes ja kas tõepoolest, et see on õige meie riikliku ressurssi kasutamise viis. Et ausalt öeldes ma siin nagu sellest Kadrioru loogikast aru ei saa. See on põhimõtteliselt nagu kiriku teema, et kõik need on konstruktsioonid, mida siis president ja tema eriti agar siis õigusnõunik, et kellel on väga huvitavad. Ma tõesti nagu juristina ütlen, et tõesti väga huvitav lugeda kõik need ideed, mis on nendesse otsustesse sinna sisse pandud, aga vabandust, et mulle tundub, et vähemalt nende kahe otsuse põhjal, et 70% neist on täiesti eluvõõrad. Et mina ei saa aru, et mida nad tegelikult taotlevad. Võib-olla, meil presidendi valimised toimuvad järgmisel aastal ja siis suure tõenäosusega Alar Karis ikkagi tahab uuesti kandideerida ja ilmselt otsib ka toetajaid. Kindlasti tal on selleks õigus. Yana Toom, kus juures juba Facebookis kirjutas, et äkki valime siis teiseks ametiajaks, üks valija olemas, ta vist ei vali. Ma arvan, et Riigikogus meid ootavad väga huvitavad arutelud sel teemal, sellepärast seekord nad piirdusid ainult kuidagi õiguskomisjoniga Riigikogus ja ma ausalt öeldes ei usu, et sellel aastal me veel paneme punkte sellel arutlusel, et ma arvan, et ikkagi see läheb järgmisesse aastasse. Aga jälle teemad on väga huvitavad ja põnevad ja ootame, kuhu jõuab see arutelu. Aga tänaseks siis lõpetame meie podcastiga ja siis näeme uuesti järgmisel nädalal. Näeme.